Tere hommikust kõigile. Rain, sa ütlesid õieti, tõesti riiki on vaja. Aga riigil on vaja kõigepealt täpselt samuti nagu igalgi kodanikul rohkem empaatiat. Kui me vaatame meie taasiseseisvunud Eesti lühikest ajalugu, siis me oleme seisnud vastamisi tegelikult just sellises vägivalla vastases tegevuses erinevate väljakutsetega. Kole on meelde tuletada seda, et veel 20 aastat tagasi, täpselt 20 aastat tagasi, oli Eesti sisuliselt kõige tapmiste rohkem riik maailmas elanikkonna kohta. 1994. aastal tapeti Eestis 365 inimest. Ehk sisuliselt võib öelda iga päev üks. Tänasel päeval on see number alla 50. Milline edusamm tundub esmapilgul? Kahjuks ei ole kõik nii, nagu tundub. Sellest ligi 50 tapmisest, kole on öelda ligi 50, aga see number on sinna ümber jäänud püsima viimaste 2-3 aasta jooksul. Üle kolmandiku moodustavad lähisuhte vägivallateod, mõrvad, ja see number kasvab. Ütleme niimoodi, see number, mis on olnud alla kolmandiku, on eelmine aasta juba üle 1/3. Ja see näitab jälle seda, et me ühiskonna ees seisab väljakutse, millest me tõesti võib-olla aastaid tagasi ei teinud kahjuks vajalikul määral välja. Me peame nüüd tõesti avama silmad, ennem kui hilja on, ja kui me siin mõni nädal tagasi avasime noortele suunatud kampaania naiste ja perevastasest vägivallast, ava silmad, ja selle eesmärk on väga selge, et tõsta esiteks noorte empaatiavõimet, panna neid märkama ohvreid ja minema neile appi ka siis, kui see vägivallakt otseselt seda ei puuduta. Aga avasilmad kampaania kõlbab ka väga hästi poliitikale Eestis, poliitika kujundamisele. Ei saa öelda, et ei ole võimalik midagi ära teha. Olles märtsis tulnud justiitsministri ametikohale, oli mul väga selge arusaam, mida on võimalik teha aastaga ära ja millised suunad on võimalik riigil anda. Kuidas on võimalik survestada ka poliitika kujundumist selliselt, et tuua välja see arusaam, et Eestis on kuritegevuses ja vägivallavastasest tegevus tänasel päeval ainult üks tõsine ja ühiskonda koormav väljakutse. See on naiste ja perevastane vägivald. Et see teadmine jõuaks igale poliitikule, kui vaja igale politseinikule, prokurörile, ka ajakirjanikele, aga tegelikult kõige tähtsam, et ühiskonnas jõuaks see laiemalt pärale. Ja seetõttu saigi võetud väga konkreetsed tegevused, mida riik saab muuta. Et liberaalsuse taha peidetud ükskõiksust muuta hoolivuseks ja kustutada ära selline termin, et ei ole vahet, kus pekstakse, kas kõrtsus või kodus, mida me oleme kuulnud veel mõni aasta tagasi ühe eelneva justiitsministri suust. Peame aru saama ja viima ühiskonda teadmise, et vägivald ei ole mitte lahendus, ta on häbiasi. Ja see on see, mida avasilmad kampaania raames me proovime selgitada. Et vägivallatsejale karistuse kõrval mõjub kõige rohkem häbistamine. Ja ta tunnetaks seda, et ta on teinud häbiväärse teo. Et talle vaadatakse ühiskonnas kõõrdi, mitte tõsteta pedestaalile tänu sellele, et ta on lõidnud kiire ja võib-olla esmapilgul tundub ja mugava lahendus. Et tuua noortele see arusaam, et vägivald on väärastunud kommunikatsioonivorm. Ja lahendused saavad olla ainult ajutised. Laiemalt veel, tuua ühiskonda arusaam selle kohta, et kui täna mitte selle probleemiga tegeleda,
siis ta võib igaühele kottu jõuda isegi siis, kui ta oma elus ise sellist mõistet nagu perevägivald ei ole kunagi tunnetanud. Ta jõuab kaudselt. Ta jõuab läbi laste, kes on olnud tunnistajaks, läbi kooli, läbi tänava. See on nagu minu seniste ütlemiste kohaselt selline sõnum egoistidele. Nendele, kes arvavad, et see ei puuduta meid, kui see asi toimub naabri juures, kõrval paraadnas, tänaval mööda minnes. See ei puuduta meid, paljud mõtlevad niimoodi. See võib hakata puudutama teid, on minu vastus alati neile. Ja täpselt samuti poliitikutele, kes ei mõista seda, et tegelikult ta puudutab väga pragmaatilisi asju nagu ka eelarveid. Eestis ei ole seni veel korraliku arvutusi ja vägivalla puhul on raske rääkida numbritest, sellepärast et tundub, et kuidas see inimese füüsilist valu kannatust kuidagi numbritse valada, aga saab ja peab, et ka raamatupidajad mõistaksid seda, et vägivald on üks suur väljamineku artikkel. Suurbritannias on välja arvutatud, et iga-aastane perevägivald läheb seal riigil maksma 5,7 miljardit naela. No, see on sisuliselt Eesti ühe aasta eelarve. Soomes hinnatakse seda summat kuskil 90 miljoni euroni aastas. Ega vahe on selles kindlasti, et ka need arvutused on erinevad. Ja seetõttu on mul hea meel, et Euroopa Liit on siin astunud teatud samme ja detsembri keskpaigas on siis plaanis avaldada omaette metoodika, mille alusel saaks siis kas umbkaudselt arvutada, aga ühtedel põhimõtetel soovägivallaga kaasnevate kahjude ulatust. Ka erinevad rahvusvahelised uuringud on näidanud, et vägivalla kuriteod on ühiskonnale muidugi iseenesest mõista enamasti kulukamad. Kõige kallim on mõrv ja tapmine, mis maksab 3–8 miljoni euroni. Siin võrdluseks, et autovarguse maksumuseks on hinnatud siin 1000–8000 euro vahelisse summa ulatusse. Ja ka meie Justiitsministeeriumis on tellitud üks uuring, et välja arvutada siis, kui palju sellised erinevad kuriteoliigid jäävad maksma. Ja lisaks tegeleb vägivalla kulude metoodika Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi projektid 2015. aastal. Ja need numbrid on vajalikud. Need numbrid on vajalikud selleks, et tuua neile, kes ei pea seda oluliseks või teise, kolmanda, neljanda järguliseks probleemiks ühiskonnas. See, ütleme niimoodi, et empaatia vähestele inimestele seda teadmist natukene siis läbi numeroloogia lähemale. Mis on riigil veel võimalik teha ja mida riik peab tegema? Riik peab tegelema eelkõige ohvriga, kannatanuga. Sellepärast, et ohver esiteks peab mõistma, et ta on ohver, ta ei tohi olla alla surutud oma teadmisest, ta ei tohi peitu pugeda, ta ei tohi taas armistuda. Ja siin on riigil just see põhiline kohustus, et pakkuda võimalikult palju neid teenuseid, nii psühholoogilisi, juriidilisi, kui ka kaitseteenuseid selleks, et anda inimesele aru saama, et temast hoolitakse ja ollakse valmis teda toetama tema tihtipeale esmapilgul tunduvas ebavõrdses võitluses selle sama vägivallatsega. Selleks, et neid põhimõtteid riigi poliitikasse kinnistada, võtsin ka endale üheks kohustuseks lõpetada üks Eesti riigi senine häbiplekk ja allkirjastada Istanbuli konventsioon, mida siis milleks nimetatakse tegelikult pikemalt siis Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla, perevägivalla ennetamise tõkestamise konventsiooni. Ja kavatsen seda teha järgmine teisipäev, 2. detsembris Strasbourgis. Ja vastav ratifitseerimise seaduseelnõu on ka ette valmistatud. Selge on see, et see ratifitseerimine füüsiliselt saab toimuma järgmises Riigikogu koosseisus, sest seaduseelnõu protsess eeldab veel
mõningaid ettevalmistustegevusi, millega on ka Justiitsministeerium juba alustanud. Esmatähtis ongi just tegelemine kannatanuga selle konventsiooni järgi, nagu te teate. Mõningad konventsiooniga on ka pandud kohustused on juba kas üle võetud või oleme üle võtmas. Siin on ka mõningad näiteks muutused karistusseadustikus 1. jaanuarist, mida ma pean väga oluliseks, kuna see on ka teatud paradigma muutus. 1. jaanuar on meil perevägivald kui raskendav, kvalifitseeritav koosseis ja suvel sai ka sinna juurde pandud teine raskendav asjaolu, kui vägivalla akt on sooritatud lapse juuresolekul. Sest see on tegelikult just see täiendav, väga tõsine asjaolu, mida rõhutab Istanbuli konventsioon, ehk see, et laps on sekundaarne ohver. Ehk tegelikult isegi siis, kui ta otseselt füüsilist vägivalda ei talu, on ta ikkagi kannatanu ja vajab täpselt samasugust kaitset nagu otsene primaarne ohver. Ja tuleb ka selgitada teistele, et laps ju kannab selle teadmise väärastunud kommunikatsioonist edasi. Kuid selle kõrval on kindlasti oluline ära märkida just nende teenuste ampluaad, mida kannatanu Istanbuli konventsiooni kohaselt peab saama, kuidas temasse peab suhtuma. Siin on meil plaanis mitmed tegevused, ka praegu siit ära sõites Justiitsministeeriumis toimub meil kuriteoennetusnõukogu, kus üheks teemaks on ka VES ehk siis vägivalla ennetamise strateegia, kus VES-i tänase hetke ülevaade antakse siis meie õigus nii teoreetikute ja praktikutele, kuriteoennetusnõukogu liikmetele, mis olukorras me praegu oleme ja milliseid tegevusi me planeerime. Peale selle on ülevõtmisel kannatanute direktiiv, kus on tegelikult see üks väga oluline asi. Ehk kui te mäletate 2-3 nädala tagast Ekspressi ühte artiklit Kristjan Pihli sulest, mis puudutas ühte väga tuntud Lasnamäe kurba lugu, kus naisterahvas pereema, kes siis oli juba kuriteo kannatanu, läks lepitusmenetlusse ja 4 kuud peale lepitusmenetluse sõlmimist tapeti ta oma abikaasa käe läbi. Ja põhjuseid võis olla seal mitu, ega kunagi ka ükski menetleja kõik ette ei näe, kuigi tegelikult selles asjas minu jaoks torkas silma just seesama kolmeierlus või vähene empaatia võime. Juba üksi sellest tulenevalt, kuidas saab panna üheks tingimuseks kuriteo mitte sooritamine, lepitustingimuseks, see on nagu iseenesest mõistetav. Ja selle sama lepitusmenetluse üheks eelduseks tulevikus ka selle kannatanu direktiivi järgi saab olema tegelikult kannatanu profileerimine. Ehk kannatanule hinnangu andmine, kas ta on valmis kandma lepitusmenetlusest, kas ta on tulenevaid õigusi, tingimusi, kas ta saab aru nendest ja kas teine pool mõistab ka seda, et ta on kuriteo sooritanud. Et kannatanu direktiiv kindlasti neid kohustusi, neid minimaalseid kohustusi, mis saab panna riigile, riigiametnikule, kindlasti esile tõstab, sest maksimaalsed kohustused tulevad inimese empaatiavõimest. Seda seadusega ei saa sisse kirjutada, seda saab koolitada. Ja küll selles vallas kindlasti Justiitsministeerium järgmistel aastatel juba läbi täna välja töötava vägivalla ennetuse strateegia kindlasti need tegevused endale päevakorda kinnistab, sest teist võimalust ei ole. Me ei tohi sel teelt tagasi astuda, mida me nüüd viimaste aastate jooksul oleme alustanud. See oleks kõigi nende inimeste reetmine, kes on julenud viimastel aastatel vajadusel minna politseisse, küsida abi, tunnistada seda, et nad on ohvrid. Nende reetmine paiskaks meid tagasi sinna, kus me tulime, kus me alustasime mõningad aastad tagasi, kus tõesti perevägivald nende kõigi koledate roimade kõrval tundus nii õiguskaitseorganitele kui avalikkusele mingi teise ja kolmandajärguline teema.
Nii et järgmiste aastate nagu selline põhiline suund saabki olema tugev ja toimiv ohvrite kaitse abistamissüsteem ja mille raames saame siis tagada nende õigeaegse informeerimise õiguslikest ja sotsiaalsetest abimeetmetest. Kindlasti, nagu ma ütlesin, vajalik on luua see sama riskihindamise süsteem, et tagada siis ohvritele vastav kohtlemine kriminaalmenetluses, et mitte jätta talle mulje, et oleks üksi. Siin on väga palju tehnilisi üksikasju, näiteks kuni selleni välja, et uutesse kohtuhoonetesse planeerime eraldi ooteruume kannatanutele. Tuleb luua tingimused, mis on vajalikud kuriteoohvrite vajaduse korral nende pereliikmete ning kurjategija vahelise kokkupuute vältimiseks ruumides, kus kriminaalmenetlus läbi viiakse. Ja see riski hindamine iseenesest, mida see tähendab, on see, et kannatanusse suhtutakse kõige tähtsam inimlikult ning mõeldaks, kas ta vajab erikohtlemist, kas ta vajab erilist kaitset. Ja kindlasti ka seda, et tal luuakse võimalus, et vägivalla ohvriks langenuna saab ta omal soovil kohtuda just samast soost küsitlejaga või et temaga suhtleb jooksvalt kogu menetluse väitel üks ja sama isik. Kõik oleneb ju persoonist, inimesest ja tema emotsionaalsest kannatunust. Nagu rõhutasin, suuremas mahus peame kindlasti üle vaatama ka asenduskaristuste süsteemi. Sest kuigi see tundub võib-olla paljudele arusaamatu, miks ma seda arvan, sest igapäevaselt saan Facebookis või teistes sotsiaalmeediakanalites või lihtsalt meilile erinevate inimeste arvamusi ka selle kohta, kas me oleme äkki liiga leebed vägivallatsete osas. Ma ei arva, et me oleme leebed otseselt. Tihtipeale on küsimus selles, kui palju tõendeid suudab või tahab menetleja koguda kannatanult, kui palju ta suudab kannatanule selgitada seda, et tema ei ole süüdi, sest tihtipeale menetlused ju lähevad teistpidi siis, kui kannatanu istub lõpuks kohtusaalis ja tunnistab, et tegelikult olin mina ka natuke süüdi. See on vale. Süüdi saab olla omavahelises, emotsionaalses vestluses, mis ka minul kodus aeg-ajalt toimub. Lõppude lõpuks mõlemad süüdi paluvad vabandust üksteise, et see on normaalne. Vägivald tõmbab punase joone, väga selge, seal ei saa olla üldse mitte mingit teist küsimust. Joon on tõmmatud, käsi on tõusnud. Siin ei saa olla süüdi see, kelle suhtes on kätt tõstetud. Ja seetõttu tuleb kindlasti tegeleda, ma arvan, kannatanu kõrval ka vägivallatsejaga. Ka see on meil tegelikult lapse kingades. Meil ei ole tegelikult viharaviprogramme, me ei tea, kuidas nad võiksid töötada. Alles hiljuti ma mäletan, vaatasin Pealtnägijas 3 vägivallatsejat, kes siis olid läbinud selle eksperimentaalse 1,5 aastat tagasi Justiitsministeeriumi poolt rahastatud siis vägivalla vastase programmi. No ma julgen väita seda oma politseiniku taustapinnalt, et üks sai aru, mida ta oli teinud, 2 tükki otsid põhjendusi ja rääkisid 3. isikus, mis näitab seda, et nad tegelikult ei tunneta enda käitumise valet poolt, nad ei tunneta seda, et tegelikult nad on üle piiri astunud. Ja see tähendab seda, et kogu ka selline viharavisüsteem vajab alles sellist väljatöötamist, parandamist või lihtsalt, ütleme siis ausalt loomist. Aga kindlasti ma loodan seda, et ka temast on kasu just selliste algete puhul, just nende inimeste puhul, kes on ise sellest keskkonnast välja kasvanud, kus nad on vägivalda näinud, ka nendega tuleb tegeleda, neid ei saa visata, nagu öeldakse, prügikasti kõrvale, sest olgem inimlikud ja humaansed ka nende vastu. Ka paljud nendest on kasvanud keskkonnas,
mis ei ole andnud neile õiget suunda, kuidas suhtuda vägivalda. Mina pean olema see tüütu äratuskell, kes annab ministrile märku, et nüüd oleks aeg vaikselt hakata otsi kokku tõmbama. No, mina vaatan siit täpselt oma seda kellaaega 10.45, 10.43. Aga jah, ma hakkan vaikselt otsi kokku tõmbama, sest see on selline teema, mis mind väga erutab ja ma olen võtnud selle endale üheks sisuliselt kõige olulisemaks poliitiliseks väljakutseks murda seda mõttelaadi, murda seda nii poliitilisel tasemel, murda seda inimlikul tasemel ja tuua seda vägivallavastast tegevust riigi poliitiku üheks prioriteediks. Meil ei ole teisi prioriteete riigi julgeoleku kõrval, välisjulgeoleku kõrval, on riigi sisejulgeoleku prioriteediks saab olla ainult meie perede heaolu ja vägivalla vähendamine, sest riik, kus peres ei ole turvaline elada, lastel, naistel, see riik ei suuda ka oma välisjulgeoleku tagada. Sest pere on ju, nagu öeldakse, riigi rakuke, seda räägiti meil eelmise ühiskondliku formatsiooni ajal, aga ma arvan, tegelikult niimoodi ongi. Keda mis kaitsime, kui mitte pere ja nõrgemat. Aitäh! Meil oleks aeg võib-olla üheks kiireks küsimuseks, kui kellelgi on justiitsministrilt midagi küsida. Isegi paariks, sellepärast, et ma juba siin palusin, natuke lükkasin seda teise ürituse algust edasi. Selge, Eha Reitelmann. Andres, sa rääkisid väga hästi ohvrite abist vajadustest ja sellest, mis on plaanis teha. Aga ma küsin otse, et ma ei kuulnud ühtki korda seda, et kavas oleks naistele ja lastele eriteenuseid pakkuda, nagu näeb ette Istanbuli konventsioon. Et kas me võime ikkagi, kas meil süda võib rahul olla, et need saavad olema järgmises vägivalla vähendamise strateegias eraldi välja toodud? Kindlasti, sest hakkame sellest pihta, et kui me võtame üle Istanbuli konventsiooni, siis me võtame endale kohustuse. Siis me peame need kohustused rahastama. Ja mul on alati teile palve, ega minagi olen inimene, et kui te näete, et seal on midagi puudu, siis võtke mul lipsus kinni kohe ja öelge, kus mingi sõna või mingi asi peab olema juurde kirjutatud. Iseenesest see, mis sa ütlesid, see on osa selle sama strateegia rakendusplaanis tegelikult, et ma proovin selle, sest rakendusplaan on see, kus, no võib-olla sa siis oskad paremini öelda, aga ärme praegu tehniliste küsimuste pärast hakka vaidlema. Mina arvan, et see on rakendusplaan, sina ütlen strateegias. Rakendusplaan on see, kuhu on vaja raha panna, milline konkreetne teenus tuleb. Strateegia on see, mis on eesmärgi saavutamine. Eesmärgi saavutamised on konkreetsed, ütleme, siis vägivallaliikide vähendamine ja edasi. Mida selleks teha? See on juba rakendus, aga see on tehniline ja ma panen selle kõrva taha praegu. Aga kui me Istanbuli konventsiooni endale üle võtame, sellesse minu mõte oligi, sest riik selle ratifitseerides ei saa enam teha mingit ringi ümbert, et me ratifitseerime ainult sellest väikse osakese. See on võimatu. Ja ma loodan, et alla kirjutatud konventsioon jääb kohustuseks ka järgmisele Riigikogule. Suund on võetud. Ma tahaks näha seda poliitikut, kes ütleb, et see pole küsimus. See pole küsimus, et neljandikus peredest käib meil tümitamine. See pole üldse küsimus. Meil on vaja midagi muud teha. Ma ei tea, mida veel. Nii et, aga ma ütlen veel kord, et kui mingi asi on seal puudu, alati selleks te oletegi koostööpartnerid kõik siin, et seda meelde tuletada. Teil on ka täpselt samased kohustused nagu minul. Veel küsimusi? Harta Roosna, Eesti Naisteuhenduste Ümarlaud. Kui keeruline või lihtne oli saada volitusi Istanbuli konventsiooni allkirjastamiseks? Aga see ongi poliitiline protsess. Võib-olla te mäletate märtsikuus, kui hakkasid koalitsiooni läbirääkimised ja need toimusid
ühes hotellitoas, siis mina võtsin oma valdkonna prioriteedid kaenla alla, läksin sinna ja ütlesin, et see ja see asi peavad olema koalitsioonileppes. Muidu ma lähen siit välja ja meil ei ole midagi kokku leppida. Ja Istanbuli konventsioon oli seal, ütleme niimoodi, et number 1. Sest muud asjad käivad sinna juurde, muud asjad on võib-olla võimalikud kuidagi teiste kokkulepte käigus, aga konventsioon, mis oli jäänud, mina ütlen veel kord, häbiplekina, kui me võtame selle nimekirja riikidest, kes on selle veel allkirjastamata, rääkimata ratifitseerimisest, kui ma eksi, siis viimased olid seal Albaania, Aserbaidžaan, Estonia, ei ole kõige ilusam Eurovisiooni rivistus, eks ju. Niin, Pia Ruotsala, olen Elkka Perekeskuksen juhattaja ja soomlane. Tähendab, että tahtsin õnnitleda. Siin võib-olla ma olen ainuke Soome esindaja. Soome allkirjastas lepingu juba aastal 2011 esimeste riikide hulgas. Ja Soomes on olnud väga laiapõhjaline see lähenemine ja kaasamine. Ja seda sooviks näha ka Eestis, et siin ka Elka esindajana, mis on tegelikult kõige suurem organisatsioon Eestis. Ja ma näen, et tegelikult meil oleks ka väga palju anda nüüd, kui hakatakse neid arengukavasid ja strateegiaid looma. Nii et hea meelega ka läbi selle Soome kogemuse võib-olla saame seal viharavi ja muude asjade juures abiks olla, aga palju õnne Eesti. Suur tänu, et tegelikult abi on vaja mõtteviiside muutumises. Ja mis on Eestis kõige suurem probleem on silotornid, eks. Et mitte ma oleks midagi põllumajanduse vastu, aga teist mõttes silotornid. Et kui me teeme ka neid strateegiaid ja rakendusplaane, siis kõige suurem probleem seal sees on, kuidas panna omavahel ütleme koostöösse paremini sotsiaalvaldkond, justiitsvaldkond, Siseministeeriumi valitsemisala, haridusministeerium. Et see ei oleks niimoodi, et kõik tõmbavad tekki enda peale või lükkavad vastupidi tekki enda pealt ära, et see on sinu vastutus. Selle mõtteviisi murdmine on üldse, see ei ole mitte ainult selles valdkonnas, kuigi selles valdkonnas paistab kõige rohkem välja, sest see valdkond on väga lai. Aga Eesti riigi juhtimises või haldussüsteemis on üks Eesti poliitika lähiaastate kõige suurem väljakutse, siis seal on muideks ka rahapeidus. Seal on tegelikult ressurspeidus, mida saaks ära kasutada, selle asemel dubleerida. Aga see on juba teise konverentsi teema. Aitäh, justiitsministri. Meile hirmsasti meeldiks ilmselt mõelda, et naistevastane vägivald on koledate, pahade, autoritaarsete riikide, arenemata ühiskondade teema. Tegelikult see ei ole. Lugesin just hiljuti väiksest eksperimendist, mille tegid inimesed Rootsis. Liftis lavastati olukord näitlejate abiga, kus tüli käigus mees läks naisele kallale. 53 inimesest, kes selle olukorra tunnistajaks oli, eraldi, lift sõitis üles alla. Mis te arvate, kui mitu sekkus? 1. 53-st 1. Ja see oli Rootsis. See on heaolu ühiskond, mis on uhkusega maailma võrdõiguslikkuse ja soolise tasakaalu mustermaa. Meile meeldiks mõelda, et naistevastane vägivald on autoritaarsete, koledate, arenemata riikide probleem, aga paraku see ei ole. Marianne Mikko, Riigikogu Euroopa asjade komisjoni aseesimees, toob meile sõnumid siiski, mille kohaselt demokraatia ei talu naistevastast vägivalda.